Nürinoaga saab keedumuna pooleks lüüa, võid saia peale määrida või pükstelt moosiplekki eemaldada. Nõnda ütles Andrus Vaarik Eesti mängufilmis Ristumine peateega. Aga mis teha siis, kui teil ei ole ei nüri ega teravat nuga, aga teil läheb seda vaja ja vaja teil seda läheb, eriti kui te olete looduses. Siis tuleb see nuga endale teha. See on üks võimalus. Millest nuga teha? Selleks on erinevaid meetodeid, aga täna ma räägin teile sellest, kuidas saab konservikarbist nuga. Noh, meie kanali juba staasikad vaatajad juba teavad ja on näinud videot, kuidas teha sellest konservikarbi kaanest nuga. Kes näinud ei ole, vaadake siit. Ja kes näinud on, vaadake ikka siit. Kordamine on tarkuse ema. Aga täna ei tee me sellest kaanest nuga, vaid teeme siis sellest konservikarbi põhikomponendist noa. Mida meil vaja teha on pärast konservikarbi avamist ja kaane eemaldamist? On vaja sellele konservikarbi põhi eemaldada. Kuidas seda põhja eemaldada? Noaga oleks seda lihtne teha, aga nuga meil ei ole. Üks kõige primitiivsem, aga ka kõige väga hästi töötav võimalus on see kaan siit lahti lihvida kivi peal. Ja seda hakkame siis siit tegema. See võtab küll omajagu aega, aga visadus viib sihile. No nii, siit oleme juba peaaegu selle põhja lahti ja saimegi lahti. Sõltuvalt sellest, mille peal te seda konservikarpi töötlete, millega seda mõjutate, võtab see tegevuse aega 15 minutit, pool tundi, 45 minutit. Aga lõpptulemus peab olema see, et teil on siis see põhi eraldatud. Eraldasin ta päris ära. Nii. Ja nüüd me töötleme edasi seda. Neid konservikarbi küljeservasid siis. Mis me sellega edasi teeme, on see, et me peame selle nüüd omakorda lahti tegema. Seda te võite samamoodi kivi peal õõruda. Aga kui teil on õõrumisest hetkel kõrini saanud nagu minul, siis võite kasutada ka mingisugust lõikevahendit. Nuga mul endiselt ei ole või veel ei ole, aga mul on näpitsad. Ja siin on väike lõiketera küljes, et sellega oli suhteliselt võimatu seda põhja siit ära lõigata, sest muidu oleks kogu selle ära räbustanud koledasti, et ehk ta on praegu natuke räbustanud, aga mitte nii hullusti, et see lihvimine on siin parem tee. Aga nüüd ma proovin seda ikkagi lahti lõigata. Seda. Ja peaaegu läbi siitpoolt veel vastu. Nii. Nüüd oleme siis selle konservikarbi serva lahti lõiganud. Nuga see meile veel ei meenuta. Aga oodake, kohe varsti hakkab meenutama. Nüüd tuleb see asi meil sirgeks saada. Kui te nüüd vaatate seda, siin all on teravserver, endale sellega sisse lõigake, et sellest saab meie noa terapool ja see on noa selg. Aga siuke noa tera ei kõlba kuskile, see tuleb saada sirgeks. Ja selleks, et seda sirgeks saada, selleks on meil jälle abiks see kivi. Kivi peal, kiviga seda mõjutades. Ärge endale näppu pihta lööge. Sest siis ei lähe teil vaja mitte nuga, vaid plaastrit, aga plaastri tegemist ma seekord teile ei õpeta. Võib-olla mõni teine kord. Nii, nüüd on teil olemas siukene, see juba meenutab midagi, millest saab noa, eks ole. Mis edasi saab? Teeme kõigepealt käe pideme, et oleks ohutum selle käsi käidelda. Noh, nii pika teraga nuga meil ei ole vajagi ja sellepärast me saame siit natukene ühe poole tagasi murda, et tekitada käepide.
meil siin haps. Juba selline täitsa siuke paraja pikkusega teraga noa moodi asi. Aga seegi ei ole veel nuga. Et käepide meid ei lõikaks. Siis teeme selle natuke turvalisemaks, mässides sinna ümber. Mina mässin siia ümber praegu nööri, aga siia võib panna ka teipi. Võib traati panna. See kusjuures on siukene hea takune nöör. Et see ei jää niimoodi loodusesse aastakümneteks või sadadeks mädanema, et kui te ka selle noa ära kaotate või kuskile pillate, siis vähemalt see nööri osa on siit mõne aastaga kadunud. Nii, nüüd on meil siukene paras pikkus nööri olemas. Kohe näitan. Ja siis konservikarp isegi sellisel kujul, näete, lõikab seda nööri küll. Ja nüüd tuleb siia tekitada mingi siukene teile kõige käepärasem sõlm. Olgu see milline tahes, peaasi, et see kinni hoiaks. Nii. Täitsa uhke või? Aga, nagu me näeme, on see noatera praegu selline pehme ja vetru. Et temaga juba saab võib-olla moosi saia peale määrida ja siukest asja, aga natukene tõsisemat töö tegemiseks on ta ikkagi liiga vedel. Kuidas me sellest probleemist lahti saame? On see, et me perforeerime selle noatera ära. Lööme siia, tekitame siia sellised lood sisse. Noh, ja nüüd see nuga ei ole üldse enam nii vedel nagu tenneme, et väga ei vaendu läbi. Nii. Nagu me enne nägime, et see noa või see konservikarbi plekk iseenesest on juba päris hea lõikevõimega. Aga et seda võimet veelgi parandada, siis me võime seda nugaga proovida natukene teritada, et vastu kivi seda kulutades seda plekki saame talle anda kerge üks nurga sisse. No nii, nüüd see noatera tundub olevat veel teravam, kui ta ennem oli. Et eks seda noatera saab täpselt nii terav, kui palju teil on aega seda teritada ja oskusi, aga ma arvan, et see juba toimib küll. Toimib selles mõttes, et eks ju loomulikult sellega te ei lähe kuskile mingisugust puid maa võtma või isegi okse lõikama. Et on oma olemuselt ikkagi rohkem selline kööginuga, millega siis lõigata kas või lõkke ääres tomatit või kurki või pükste pealt moosiplekki eemaldada. Aga vaatame, jutuks, aga see tegelikult ka töötab. Et täiesti juhuslikult, pooljuhuslikult on mul siin tomat. Vaatame, kuidas see seda lõikab. Hopsti. Üsna veenev. Ja lõikame veel. Hopsti. Näete. No lõikame. Ja nüüd need, kes ütlevad, et kõige parem nuga metsas on kirves. Noh, ma soovitan neil proovida tomatit kirvega lõigata. Et ma ei usu, et see on nii mugav nagu selle ise tehtud noaga. Aga proovige järgi, tehke endale selline nuga ja veendute ise. Saate selle noa meisterdamise nüanssidest lugeda ka Kaitsekodust. Järgmise korrani!